tere hommikust, head vaatajad ja tere tulemast Helsingi Vanda lennuväljale. Ja nagu te tänases videos saate aru, siis me läheme kuskile. Ja me tulime siia Espresso House'i. Minu pilet on siin. Ma ei ole seda Mihklile näidanud. Ja Mihkel saab teada nüüd, kuhu ta kalal läheb. Oho, tere hommikust ka minu poolt. Kohe ma näen enda piletist, kuhu me lendame. Miks see pileti suur on? Nagu mida jälle, mine. Suuremad paberid ka. See on nagu maakaart, tooli taha poole. Ova. No nii. Nii, ossan nugis. See on nagu dokument. Loen välja. Me lendame Helsingis Kopenhaagenisse. Läheme Taani püüdma märikad. Vaatame selle reisi aja veel, et mis üllatusi meil tuleb olema rendiautoga ja kas meil on majutus või meil ei ole majutus. Ja kui te veel aru ei saa, siis mina korraldan seda jama. Ja mina pean selle kõik kaasa tegema. Ja kinni maksma. Seda ka, jah. Ühesõnaga. Aga jah, hakkame minema. Hakkame minema. Sa ütlesid, et ta võib muusika tagasi panna või? Jah. Heiki käis seal teenindajale ütlemas, et ta paneks muusika vaiksemaks, sellepärast et muidu tekib meil copyrighti probleem. Lennuk lendas nii kiiresti, et jõudsime 15 minti varem kohale. See tähendab seda, et jõuame 15 minti varem kalale. Ja ilmaks nii palju, et temperatuurist on mingi 17-18 kraadi. Maru tuuline, aga noh, ma ei tea, legendid räägivad, et see tuul ongi see, mis selle Ameerika meile randa toob. Ehk siis läheme otsime, kust õige suuna just see tuul puhub ja püüame need kalad välja. Reis on ideaalselt alanud. Saime oma reisikohvrid kätte. Nüüd ainuke, mis puud on eripagas, ehk siis ridvad. Need on meil sellised PVC toru sees ja need tulevad seal, kus eripagas tuleb. Ja Eiki läks neid sinna jahtima. Vaatame, kas ta on need kätte saanud või ei ole. Ja klassikaline värk, nagu tuled välismaale kalale, ostad kalastusasjade jaoks eraldi pagasid ja kõik asjad ja eraldi piletid ja lõpptulemus on see, et sul pole neid asju. Ära heida meelt, meil on siiamaani nii hästi läinud, et ilmselt läheb see ka ja siis see uks sealt, see on nüüd seal, see avaneb ja siis meie ridvad ilmuvad sealt niimoodi püha valgus paistab niimoodi peale. Või siis teine asi, helistame kindlustusesse ja meile ütlevad, meil on uusi õngesid või. Olemas. Käes. Ei peagi kodutavast vist on terved ka, et ühesõnaga läheme nüüd sinna passikontrolli ja siis autot otsima. Ja. Väike nipp ka vaata, kui te välismaale lähete, siis ei pea ostma mingi hirmkallist ridvakotti, vaid piisab sellisest PVC torust.
lööte tulbad otsa ja paar sokki sisse, et ridvad väga ei kolksu ja ongi olemas. Näiteks korrusmajade keldrites on seda halli PVC toru on nagu väga palju, et selles suhtes käsisaega lihtsalt lõikata omale sobiva tüki ja võib kasutada. Me peame nagu alla tagasi minema enne, siis me peame bussi võtma ja siis me bussiga lähmegi kalale. Või mis? Ei no mina ei tea, mida soperd nad oled. Esimene probleem, kus on rendiauto? Ma tean, kus on rendiauto. Tead, jah? Aga ma lihtsalt ei tea, kuidas sinna minna. See on nagu see probleem. Aga pane Google Mapsi ja ekraan pealegi ja let's go. Me peame vist alla minema. Nüüd me oleme järsku bussis. Soojale maale tuled, siis siin kohe kultuur on teine, kõik kihutavad. Jah. Siis neid ärge limpsige. Need on räägilt mustad asjad, ühistranspordi need. Siis meil on üks probleem veel. No. Ei tea, millel meie teatused. Kas see piletit ei olnud vaja või? Piletit ei olnud vaja või? Käid. Ma eeldan, et ei olnud vaja. Tasuta ühistransporti. Millegipärast me tulime bussi pealt maha sellises peatuses, kus mitte keegi teine maha ei tulnud. Eik ütles, et see on õige, et see on see, mis asi see oli, Volkswagen. Ja nüüd ta siin selgitab, kas see oli ikka õige koht või ei olnud. Aga muidu on ilus. Päike on erakordselt tere. Sooja on mingi 18 kraadi. Ja elu on ilus. Tuleks vaja veel see rendiauto saada ja siis põhimõtteliselt juba pääseks kalavetele. Aga hetkel giid tegeleb otsimisega. Nõnda. Jalad on soojaks kõnnitud ja kaenlaalused higiseks, aga pluss on see, et me saime auto ja me ei saanudki Fordi, nagu Eiki mulle reklaamis. Vaid me saime ikkagi Bemari, nagu mu kõhutunne ütles. Ja eelmine kord oli ka Bemar, nii et. Ja minu arust pull oli see, et vist ütles, et ärge üle 200 sõitke või? Jah, et kui te sõidate topelt üle kiiruse piirangu, siis auto konfiskeeritakse ja politsei müüb selle oksjonil maha ja siis... Me peame Hertsil uue auto ostma. Jah, nii et kihutada ei tasu või vähemalt mitte topelt üle. Sellega meenub meie eelmine reis. Kus on? Kus siin on? Utsitas. Kuradi. Mõtlesin mingi vana saan on, aga vist oli 3500 kilti sõitnud. Jah. Tuled põlevad ja? Tööta, aku on täis ja võib-olla lükkama ei pea. Kas asjad pagassi mahuvad? Ei tea. Ei oska kasutadagi seda, siis teeb lahti ka. Mingi betooni kohe kuskile selle. Ja siis üles ei tõstagi. Ikka oleks peanud selle kallima võtma. Noh, minu kohver mahub ära, ma ei tea, kus sa enda asjad paned. Katusele. Rohkem mahugi. See must auto nagu paras needus. Siin pole ühtegi kriipsu ega kraapsu ja siis meil on vaja vahetada kahlakaid, õngesid auto peale toetada. Kõik asju teha. Me saame hakkama. Jah. See turu tõks või kuskil ära. Anna see sinna kuskil taha. Valisin kõige odavama rendipaadi ja seal ta on. Linnud ehitavad pesa, ma ei hakka seda siin teistpidi ka keerama, lasta siis olla. Tahavad munemised asjad lõpuni ära hoida. Või siis teine variant, võib-olla see omanik on keeranud selle paadi teistpidi, et vesi sisse ei sajaks. Ühesõnaga,
tegime väikse tripi, turismireisi. Tripi linna peal. Sõime jõhklat head purksi ja vaatasime natuke ringi. Arhitektuuri. Ja lilli. Ja siis nüüd lõime kepsi selle meie majutuse asukoha 2 tundi 25 minutit ja paneme ajama. Sõidame läbi Taani. Noh, Eiki. Linnad on külastatud, vaatamisväärsused vaadatud, poed läbi konnatud ja mõnes restoraniski käidud. Ja seal on meri. Meil on ridvad käes, kettad taskus ja siin on mingi keelumärk. Mulle meeldib see taanlaste loogika, et värav ehitatakse viltu. Ta on niipidi viltu, et ta on alati kinni. Et ei ole võimalik keegi lahti unustada. Noh, esimese päeva, esimene õhtu ja noh, tunnik saame ikka loopida. Tunnik saame loopida. Mis arvad? Tuul on iseenesest hea, natuke liiga tugev. Suhtlesin ühe Eesti eksperdiga, kes teab Taani kalastamist nii mõndagi ja meie videodes ka näha. Aga ta ütles, et ma ei tea, kas meil oli tuul natuke liiga kõva. Ja siis see, et praegu vist on mõõn. Me peaks tulema hoopis nagu high tide, kõrgema veega. Aga ega me ei ole mingid allaandjad. Me vaatame, mis seal toimub. Aha. Eriline. Vaata seda. Esimene saak. No nälga ma ei jää, selle me paneme potti. Jah. Kole tegelane ikkene. See nokib ennast ise siit otsast ära ka ja. Oota. See paigul. No Eiki, sa pead selle tänase esimese õhtu kokku võtma, sest ma hoian valgust ja hoian kaamerat ja sina räägid juttu. Ühesõnaga, tulime siia, ma ei tea, mis selle koha nimi oli, Taavi paneb siia teksti, nagu igas videos meil on näha seda teksti, aga tulime siia, tegime sihukest peale päikseloojangut püüki ja kogemust saime. Mihkel sai ühe krabi ja ega muud polnudki ja minu 10 aastat vanad kahlamispüksid, mis ei taha jalast ära tulla, lekivad. Nad lekivad siit, munade vahelt, see võib olla midagi muud ka. Ja siis siin on siuke vähe suurem leke, jookseb siit alla välja. Et 3 päeva veel nendega püüdma, et selles suhtes. Aga nüüd läheme hotelli, teeme voodidest ära, pessu, magama ja siis homme lendame kuskile peale. Ma ei tea veel kuhu, aga me vaatame. Ühesõnaga, tänaseks päevaks kõik. Ja teine päev läks käima nüüd. Meil oli siin üks huvitav intsident. Eiki räägib lähemalt. No, parkisime auto siia ja siis sealt tuli üks mees 2 koeraga ja tal oli auto oli siin. Ja niimoodi me tegime uksed lahti ja taani keeles nagu, ma ei tea, täis sõimamist. Ei, see on sõimamine. Ta ütles see... Ja arvasin, et ta sõimab meid. Ja siis ma ütlesin, et võtsin julguse kokku, ütlesin, et äkki nagu inglise keeles saaks ka seda sõimu. Aga, mis sealt tuli? Vend ütles, et pange päiksekreemi peale, et kuradi täna läheb üle 20 kraadi, et muidu tulete pärast punased nagu sead. Jah, meil päiksekreemi pole, me paneme rohkem riideid peale.
ja siis, mis meile positiivne, siis kiitis kohta, kiitis valikut, ütles, et mehed, kui te tulite siia, siis tegemist on professionaalidega, sest tema kui eluaegne kalur ütles, et tuul on õige, vesi on õige, koht on õige, et te teate, millega te tegelete ja kalade siit saate. Siis ma räägin kohast ka, selles suhtes tuul puhub meil sealt, me oleme siukse poolsaare peal, see tuul tuleb meist üle ja me läheme sinna vette ja siis sellest teest vasakule poole, sealt läheb nagu rannast 3 meetri pealt kukub 8 meetri peale kohe vesi, aga siis parempoolene, seal on vesi on hästi madal, päike soojendab seda, põhjast see elu pidi nagu keema hakkama, vesi on kõrgel ja see merikas tuleb sinna sisse, enne seda kala on seal pidi nagu sitaks olema, et me läheme püüame kõik välja. Jah, plaan on hea. Vaatame, kuidas see nagu reaalsus on. Ilus väike tegelane. Ops. Väga pro. Nii. Väikene aga. Aga tuli. Tahad tal selle konka ära võtta? Õng käes või siis vajad õnge. Nende pärast me tulimegi, aga ootame natukese suuremaid. Tema laseme tagasi kasvama, et ilus looduslik merikas. No, yes. Ja siit nüüd hakkabki tulema, nii lihtne see merikapüük ongi. Kala. Ma ei tea. Tuleb ise minu juurde näisk. Tuleb ise minu juurde. Samasugune väike nagu sul. Suuremad. Võtad oma kahvaga või? No, võta. Anna siis see. Jah, ega väga palju nagu teisiti arvamusi ei olnud reis. Pauk käis ja kala tuli. Kaamera käib. Peaks käima. Suht hästi muka otsast ka või? Jah. Kusjuures ma vaatasin, et huvitav, et see tume saab otsa siin, et ma panen sinna eleda peale. Ja põhimõtteliselt nagu kerima hakkasin, käis kohe pauk. Ta on nii kivide värvi, et ega teda ei näe seal. Kaameras näeb väga hästi. Laseme ta ära või? Tõsta välja ja näita. Selline kaunis tegelane. Natuke väike on, aga läheb kasvama tagasi. Siu. Ja nüüd üks pringel tulla ära võtta lihtsalt. Hea töö! Yes! Seis on poole tunniga ja seis on 1-1. Ja
tavaliselt meil augidega on siuke võistlus, kurat sai kala, aga tegelikult mul on praegu hea meel, et mõlemad saavad kala. Jah, ja vahet pole, kas on meps või on see metallurakas, aga kõik töötab. Minu see ühe käega kahva võtmine töötas ka. Ma korra mõtlesin küll, et kui ma selle siia vööle panin, et kas ma saan ta kätte, et see on nii maru tihe asi, aga saab. Ja selles suhtes alati, kui ma hoian nii lühikest distantsi, et teine saab alati appi tulla, et vahet ei ole. Ja meil on üks probleem. Tahad sa rääkida sest? Jaa, siis sama aeg, kui me siin pildisessiooni tegeme, siis käis selline heli nagu me teadsime kohe, kes see on. Ja siis siit mingi 15 meetrit 15 meetrit käis pringel vee peal. Lihtsalt nagu 15 korda terve selle ala, mida me tahame püüda enne. Vend lihtsalt käis liveskoobiga läbi. No ma arvan, et siin sõi meie kalad ära kõik. Aga me ei anna alla, me käime ikkagi selle ala läbi. Käime jah, siin kusjuures see väike kala endiselt möllab siin. Võib-olla ongi äge, kui ta nagu hirmutab seda kala meie poole. Madalamasse, et võib-olla see merikest tuleb meie juurde. Ja kui see pringel muutub meile probleemiks, me püüame selle lihtsalt välja. Paneme merika elus söödakse, püüame ta välja. Me lohistame ta sinna kaldale raisk. Siis teeme nagu, kus Islandil tehakse või? Jah, mädanat kala. Nüüd random legine siis. Ühesõnaga jätkame püüdist. Mis plaan on? Võtan omal kahva pealt ära. Ja siis läheme tagasi sinna, kus me alustasime. Sealt me võtame oma seljakotid ja kingad ja kõik asjad, mis me maha jätsime. Loodetavasti pole ära varastatud. Mihkli telefon on ka seal. See on mingi pool kilti meist maas. Lähen toome varustuse ära. Sööme kotist mõned leivad, joome vett ja siis me paneme edasi mööda seda rannajoort. Et kuna märgid näitavad, et siin seda väikest kala on, siis äkki siin on seda merikat ka, kes seda väikest kala sööb, loodetavasti suuri ka, et no nii suurt, ma ei tea, kas on vaja, aga sellised 50-60 senti sead võitlust teeks ja mida tore püüda, need võiks leida. Või mis? Ma olen nõus. Siiamaani super hästi läinud, ütleks ausalt, et tuul on siuke mõnus vaikne ja päike paistab ja soe on ja lainet ei ole väga ja kala tuleb ja üldse on kõik ilus ja tore ja no need rannad siin on ikka super seksikad. Sellepärast me siia tulimegi. Ausad inimesed nagu siin Taanis on, siis meie asjad olid alles või noh, ütleme ausalt, et ega siin ei ole kedagi. Siin terve selle ranna peale me pole näinud ühtegi kalameest, ühtegi niisama jalutajat, ühtegi jooksjat, ühtegi lambakarjust. Siin pole kedagi peale meie. Ja aga mis lahe on siin Taanis on see, et vahet pole, kuhu sa kalale lähed, siis igal pool on vähemalt üks pink, kus sa saad rahulikult kahlakaid vahetada ja lõunat pidada näiteks, nagu meie hakkame kohe tegema. Ja see on siiamaani olnud 100%, kus me nüüd siin käinud oleme selle reisi jooksul. Mul läks ka natuke see rääkida ja kuna me hirmstuseks loodussõbrad nagu Mihkliga oleme ja siis poes alati, kui ostame neid kaasa, neid kolmurk või leiba, siis me mõtlesime, et kuradi kilepakend, vaata, no mis sa teed? Leib on nagu vaja enne selles suhtes ja reisil meil kööki asju pole, ise teha ei saa, siis ostame neid, aga siis me leidsime ühest poest nagu paberkoti sees leivad. Ütlesime, et on nagu maru, nagu ökoloogiline värk, et on nagu palju plastikut ja paber, et on nagu siin väike kiletükk. Ja siis, kui me tegime selle lahti, siis nagu paber, kõik maru hea, aga sa võtad selle välja siit seest. Nii, siis siin on nagu veel rohkem seda plasmassi kui sellel. Et siin on kile ümber ja siis selle kile ümbrise sees on veel eraldi nagu ma ei saa aru, miks keegi võiks mingeid normaalseid pakendeid asju teha. Et see on nagu puhas paber, siis siia läheb nüüd see kile tagasi. Ühesõnaga, pettumus, suur pettumus.
ja aga maitse ei ole, nii et looduses see poe võileib kärab ka. No nii, esimesed täispika päeva lõpp on käemas, päike kukub kohe sinna merre ja mõtlesime, et tuleme selle sama koha peal, kus me eilse poolikupäeva lõpetasime. Eile me läksime sinna, täna me läheme sinna ja vaatame, et mis värgid siin meil on, et vesi on nagu suht sile, laine täna pole, tuul on alla läinud ja mõõn on ka vist saavutamas kõige madalama koha või kõrguse, mida ta nagu saavutada võib. Aga ühesõnaga, täna me lõpetame varem ära, päike läheb merre, tuleme ära, läheme koju magama ja siis homme hommikul me kütame vara ja homme siis teeme meie esimese õige korraliku kalastuspäeva, et täna oli niisugune trenni ja varustuse testimise päev, et lähme kalale. Nii, kallid vaatajad, sõnapidajad mehed nagu me oleme, siis päike läks looja, kõmaki ja meie lõpetasime püügipäeva ära. Täna siis tulemuseks mõlemal üks kala ja siis peale lõunat oli vaikus ja ütleme, et see lõunasöök rikkus ka natuke ära, sest lõunasöök oli nii suur, et nagu selle vägistasime sisse ja lihtsalt peale seda oli raske liikuda, käisime poes ja vaatasime natuke linna peal ringi ja siis käisime ühte kalase kohta vaatamas ja teist kala kohta vaatamas ja nüüd me oleme siin ja siis siin ka oli natukene rohkem mõõn, kui me arvasime. Ja ühesõnaga, täna lõpetame varem, homme stardime varem. Lähme normaalsel ajal magama ja siis vaatame, kuidas see homne päev kujuneb. Et Heikil oli mingisugune udus rändamise plaan, vaatame homme hommikul ärgates, kas on udu ja siis uduga pidid suured merikad tulema randa sööma endast väiksemaid. Ja meie läheme siis neid väiksemaid kaitsma ja võtame need suured merikad välja. Aga me läheme tuttu. Meie magame mingi 8 tundi. Teil kestab see paus natuke rohkem. Aga näeme homme. Tšau!